Me muutume järjest vanemaks ja vanemaks ning kuigi see on meie jaoks suurepärane uudis, seisavad tervishoiusüsteemid nüüd silmitsi kasvava väljakutsega. Kuidas hoolitseda rohkemate eakate patsientide eest, kui meditsiinitöötajaid on vähem ja kulud kasvavad? Siin tulebki mängu iCare Innovation, mis on tihedalt seotud Iisraeli tehnoloogia ökosüsteemiga. iCare Innovation teeb koostööd tehnoloogiaettevõtete ja investoritega, et aidata arendada järgmise põlvkonna tervishoiulahendusi. Nüüd on minuga liitunud Ann Berry, sina oled iCare Innovationi tegevjuht. Suur tänu, et täna minuga siin oled. Tere Linn, mul on hea meel. Mis on üks suurimaid probleeme, mida sa tänapäevases eakate hoolduses näed? Üks suurimaid väljakutseid on see, kui paljusid inimesi need ravimeetodid ja teraapiad puudutavad, mida me peame leiutama ja kasutusele võtma, et tegeleda vananeva maailma rahvastikuga. Tööstusrevolutsiooniga kaasnes nii majanduslik kui ka demograafiline plahvatuslik kasv. Ja nüüd peame tegelema inimestega, kes elavad, nagu te ütlesite, Iisraelis keskmiselt 84 aastat või näiteks Monacos koguni 86 aastat. Ja on küll erinevusi, kuid me peame tegelema infrastruktuuride ja terviseinnovatsiooniga, et hoolitseda selle kasvava elanikkonna eest. Ja kus te näete praegu kõige rohkem innovatsiooni toimumas? Mis teid kõige rohkem erutab, kui räägime siin Iisraelis toimuvast innovatsioonist? Neid on palju, kuid mind erutab kõige rohkem see, mis on seotud millegi väga olulisega meie kehas, rakuga ja tüviraku raviga, mis minu arvates on justkui elu uuesti leiutamine. Kui sa vananed, siis tegelikult kaotad oma võime luua uusi tüvirakke ja tüvirakud loovad sinu kehas uusi rakke, mis uuenevad iga päev, iga tund. Ja see põhjustab sinu kudede, isegi aju degeneratsiooni. Nii et ma arvan, et kõige olulisem väljakutse on tegeleda meie keha vananemisega, aga eelkõige meie aju vananemisega, mis tegelikult määrab meie võime suhelda ümbritseva keskkonnaga. Ja seda tehakse hüperbaarilise hapnikuravi abil. Kas sa saad sellest lähemalt rääkida? Ma võin öelda, et see on tegelikult väga vana teooria, mis töötati välja juba 17. sajandil ning mille taastas ja uuendas suurepärane Iisraeli professor Shai Efrati. Ta õpetab Tel Avivi ülikoolis, kuid tal on peamiselt Iisraeli suurim hüperbaarilise meditsiinikeskus, mis asub riigi keskosas Galilea järve lähedal. See on kogu maailmas suurim keskus. See on kogu maailmas suurim keskus ja see ei ole ainult füüsiliselt suurim keskus, vaid ka kõige arenenuma protokolliga, sest oluline on, kuidas seda tehakse. Mitte ainult see, millise varustuse, meeskonna ja väljaõppega. On inimesi, kes üritavad müüa hüperbaarilist meditsiini kui lahendust meie vananemisprobleemidele. Kuid nad ei järgi seda protokolli, mis on täiesti ainulaadne. Kuidas see siis töötab? Kõigepealt on see natuke nõudlik, sest sa pead olema pühendunud. See on tõsine, see on teaduslik. Sa pead olema füüsiliselt kohal mitu nädalat. Tavaliselt võib see olla kuni 3 kuud. Et juhendada oma keha muutma viisi, kuidas see tüvirakke toodab. Sa pead iga päev viibima hüperbaarilises keskkonnas. See tähendab, et rõhk ei ole tavaline merepinne rõhk, mida me tunneme, vaid atmosfääri rõhk, millesse sind pannakse. See toimub tegelikult survekambris. Rõhk on 2 korda kõrgem, nagu oleksid 10 meetrit merepinnast allpool. Ogu. Teine asi on see, et pead 2 tunni jooksul sisse hingama suures koguses hapnikku, nii et 100% hapnikku maski kaudu ja siis vaheldumisi 10 minutit hapnikuga, 10 minutit ilma. Lihtsalt tavaline õhk kabiinis. Su keha tajub seda kui kriisiolukorda. Keha arvab, et oled hapnikuvaeses atmosfääris. Ja selleks, et reageerida, loob keha kunstlikult tüvirakke, mis aitavad sul tegelikult järk-järgult taastada muutunud kudesid. Ja need koed võivad olla sinu ajus. Aju koosneb samuti kudedest, mitte ainult sinu nahk. See on hämmastav tehnoloogia, sest surve on teistsugune, kui sa teed sellist ravi. See noorendab sinu rakke,
aga see aitab sul saada ka rohkem tüvirakke. näiteks inimestele, kellel on haavad, näiteks kroonilised haavad, mis juhtub sageli vanemas eas, kui sa võib-olla kukud ja saad haava, mis paraneb aeglasemalt kui noorena, siis see teraapia tõesti aitab. see on kindlasti põhiküsimus, see on haav. Ja on olemas nähtav haav ja nähtamatu haav ning see toimib mõlema puhul. Nüüd, et haav saaks paraneda, vajab ta hapnikku. Ja kui sinu kehas on vähem hapnikku, siis võib patsient sattuda olukorda, kus haav ei parane kunagi. Ja seda võib näha diabeedi ja veresoonkonna probleemide puhul. Nii et tegelikult ma ei ole selle ettevõtte osa. Ma olen lihtsalt keegi, kes proovis seda teaduspõhiselt. Ma läbisin selle protokolli ise, et paremini aru saada, sest see paelus mind tõesti. Ma saan aru, et see tõesti toimib tüvirakkude genereerimisel, mis töötab hapnikuga ja see tõesti ravib inimesi. Ja Iisraelis saab 16 näidustuse puhul, sealhulgas diabeedi ja operatsioonijärgsete haavade korral kõik sotsiaalkindlustuse kaudu kaetud. Sa ei pea ravi eest maksma, sest see on täielikult tõestatud. See on samuti Iisraelile ainulaadne, et see on siin kindlustusega kaetud. See on hämmastav. Tuleviku hämmastav tehnoloogia. Ann Berry, ettevõtte iCare Innovation tegevjuht. Aitäh, et täna minuga koos olid. Aitäh!